kollektiivsed sõnumid, mida sa pead hetkel teadma, mis on sinu ellu tulemas, olulised siis sõnumid, mida kaartidel on sulle vaja siis praegu näiteks edastada. Ehk siis sõnum sulle. Esimene kaart, millega me alustame, on karikate 10. Kaardipaki üks kõige ilusamaid armastuse ja suhete kaarte, nii et vallalised, ega te kaua enam vallalised ei ole. Karikate 10 ennustab meile imeilusat armastust. Ta on nagu siuke unistuste elu ja unistuste suhte nagu kaart. Kes on suhtes, kihlus, abielu, perelisa, uus kodu, karikate 10, kõike seda siis meie elus esindab. Ja karikate 10 tähendab seda, et kui sa oled lootuse näiteks kaotanud enda suhete valdkonnas, eriti paarisuhetes, kus sul on tõesti nagu siuke tunne, et kedagi head ei tulegi minu ellu, äkki ma olengi liiga vana ja äkki ongi nüüd kõik suhted läbi käidud ja ma ei leiagi enam armastust, siis karikate 10 tavaliselt tuleb siis välja, kui meil on natuke siuksed ülemõtlevad, siuksed muremõtted meie peas. Ja karikate 10 ütleb seda, et sa saad armastuse, rahune maha, kõik on väga-väga hästi, et see tuleb kindlasti sinu ellu, et kui sa oled pikka aega tundnud, et sa oled hästi nagu kuidagi loppis või õnnetu või miski nagu ei täida sinu hinge, siis karikate 10 me leiame ka enda õnnetunde. Ja mida ise saab teha, karikate 10 on alati enda kodu, siis koristada, puhastada, vanu asju ära visata, võib-olla sa tahad uue vaiba panna maha või uued kardinad või et uus söögilaud näiteks või uus köögirätik. Karikate 10 siuke pesa punumise kodusoojuse nagu kaart ja mõnikord me nagu ei märkagi seda, kodu on tegelikult meiega üks kihtidest ja see, kuidas me kohtleme oma kodu või millises seisukorras see on, et see näitab ka seda, kuidas me kohtleme iseennast, et meie see keskkond, kodune keskkond on ka väga-väga oluline ka selleks, et see armastus saaks meie ellu tulla, tuleb kõik vana jama, vana kola eest kodust ära saada, eks ole, et võib-olla kui me tahame ka suurendada küllust või uut tööd leida, karikate 10 ütleb, et me saaksime elada ju enda unistuste elu, aga võib-olla kui kodus on kõik katki ja me võib-olla ei viska vanu asju ära, hoiame mingit vanast jamast hästi nagu kinni, siis ei saa uus energia ju meie ellu tulla, eks ole, et hea koht, kus alustada ongi karikate 10 alati enda kodu nagu kuidagi putitamine. Ja siis meil ongi tulemas järgmine kaart number 4, see on müntide 4. Müntide 4 räägib rahalisest turvatundest, suuremast sissetulekust, stabiilsusest, kes on tundnud nagu sellist ebastabiilset perioodi või hirm raha pärast või sa soovid leida uut tööd või kaua aega ei ole leidnud, siis sa leiad selle töö, sa saad jalad alla, see kaart toob meile vundamendi, kindlustunde, halvemaks minna ei saa, õnneks müntide 4 ja müntide 4 räägib ka kogumisest ja investeerimisest ja investeerimisega ka iseendasse mõlemad, kusjuures need kahekesi karikate 10 müntide 4 on ka väga-väga head sellised kodu ja kinnisvara kaardid, nii et väga hea märk siis kõigile teile, kes siis otsivad endale uut kodu.